Ermits, 37. Viru suusamaratoni võitja. Mis tundega siis finiši oled ilmselt hea? Ja tunne on ikka hea, kui sai korraliku pingutuse ja oli ka väga hea konkurents, et siin kohe Soome laskesuuse hooldetiimist oli väga hea poiss välja panna, kes omal ajal Soomes on väga vingelt sõitnud, et meil oli korralik madin. Tõsi ta on, et kuni viimase ringi viimaste meetriteni tegelikult sõitsite koos, et mis siis juhtus, et kilomeetri enne lõppu oli ta seal veel tuules? Ja, et proovisime mõlemad, et proovisin mina seal kolmanda ringi seal keskosas gaasi anda, vaatasin, et ei, sellest mehest nii lihtsalt lahti ei saa. Ja tema proovisin 4. ringi keskosas gaasi anda kõvasti, päris pikalt hoidis peal. Rippusin taga ära ja siis jäisin lõpus natuke taktikamänguks. Et olid natuke küpsem oma taktika poolest? Ei tea, kas just seda, ma arvan, mul sellist võib-olla sprinterlikku kiirust oli justkui rohkem, et jõusaalis tänasel päeval töötan, et ju siis sellist vurtsu on ikka hästi säilinud. Kuidas siis selline Eestile võib-olla mitte nii tavapärane olu, et jäised rajad, et sinule ilmselt raskust ei valmistanud? Jah, pean tunnistama, et väga keeruline ei olnud, kuigi jäisid olud kohe alguses sääred võttis üsna krampi, aga teisest-kolmandast ringist juba kohanesid jalad ära ja sai korralikult jälle sõita. Et oskusi ja tehnikat piisavalt on, et ilusti ära sõita? Ja ma arvan, et ma tunnen ennast päris mugavalt suuskadel, et olen üsna selline sujuv liikuja suuskadel. Igal juhul palju õnne sulle, näeme sind see aasta veel? Kindlasti, et näeb ka ilmselt klassikat sõitmas, et see saab olema koomiline, aga vaatame. Igal juhul näeme, jõudu jaksu! Jõudu, aitäh! Tatjana Mannima, 37. Viru maraton edukalt finišis, nibin-nabin finiši peale jäi täna. Jah, tänud õnnitluse eest, aga tõesti nipin-napilda. Uskumata isegi tundub ikka leidsi kuidagi kiirusega lõpupoole. Tavalistega kaotan, aga seekord vist õnnestus ära võita, jah. Et üldjuhul ikka niimoodi finiši peale naistele jää, täna Merilin oli sul tõeline konkurent. Pean tunnistama, oli tõesti väga hea konkurent. Pane mind pingutama. Kuidas siis selline jäine rada sul oli, et ilmselt väga suuri probleeme ei valmistanud? Ei, tegelikult ikka tänu korraldaja tõesti ka rada oli tegelikult arvestada, mis praegu nagu millised olud ja rada oli tegelikult väga hea. Mõned kohad oli sellist nagu jäised, aga üks kurv võib-olla tõesti oli natukene nagu ohtlik, aga kui võtate ikkagi piisavalt nagu rahulik, siis ma ei näe nagu probleema. Aga muidu oli väga hea. Kuidas tänavu vaatad? Teed sa terve Estoloppete sarja kenasti kaasa? Plaanin küll. Igal juhul, Tatjana, palju õnne ja näeme jälle. Tänud, näeme küll. Suur tänu.